rada siin üldse nagu suusatajatele meeldib? Rada on puhas paaristõuke rada. Et vahelduvalt siin väga sõita ei saa. Kui ma nüüd edasi sain, ega ma tulemusi ei tea, siis võtan maksimumi, proovin, annan ennast maksimumi, siis... Väga hea! Keini ja Seeli võidad, ei üldse maha, lähe. Võistlus oli väga raske, et keset laagrit, et eks siin teised mehed ka treenivad ja kõik tulid siia ennast proovile panema. Aga kuidas üldse nagu septembrikuusse selline võistlus nagu sobib? Sobib hästi, eks neid vaatame Skandinaaviat maid ja teisi riike, siis seal võisteldakse suvi läbi, et kui me siin ei suuda ühte võistlust ka aastas korraldada, siis natuke vähe. Ma arvan, see sobib nagu rusikas silmaau. Kuubia rada on täpselt nii, nagu ma mäletasin. Eeldasin, et siin on 2 rasket tõusu, tegelikult oli üks korralik sõidutõus ja siis teine sammuga paari. Reljeef on hästi kiire ja paaristöö, et tugevate ülakehaga ja tugevate paaristõugetega sportlaste leib. Loodan, et on rohkem värskust pärast lõuna, et saaks enda sõidu vähe käima, et eelsõidus jäi natukene mootor ei töötanud veel sellistel pööretel nagu tahaks. Selleks hetkeks on kultuuriprogramm lõppenud ja me saame asuda 11. korda toimuva Võru rolleri juurde ja naiste esimene veerandfinaal on algamas 4 minuti pärast. Jelena Koresteljeva on juba nii-öelda stardiraja ära valinud ja parim aeg saab siis valida raja. Ja tema kõrvale paremale poole ehk staadioni poole numbri all 9 Julia Tikhonova. Ja teisel pool Evgenia Šapovalova, selle aasta kevadiste Venemaa meistrivõistluste sprindi pronksmedali naine. Ja kõige ääres siis numbri all 16 Liis Kalda. Nii et 1 eestlanna versus 3 venelannat esimeses veerandfinaalis. No nii, esimene start on antud ja hea spordirahvas, head suusasõbrad, elame siis kaasa võistlejatele. Taliolümpiamängude pronksmedali omanik on siis esimeses sõidus numbri all 1 rajal ja rada kulgeb niimoodi, et siit stardist minnes minnakse spordikeskuse parklasse, seal tehakse 1 ring ja tullakse taas meie eest läbi ja minnakse Räpina maanteele, kus siis sõidetakse natuke Räpina maanteed pidi paremale poole, tehakse taas tagasipööre sealt Olevi tänava koha pealt ja tullakse taas siia finišisse. 2 esimest lähevad otse finaali ja veerandfinaalide nii-öelda parimad kaotajad, lucky loserid, saab siis sealt 4 veerandfinaali peale 2 veel poolfinaali, kus on siis 5 võistlejad ja võistlejad on tulemas nüüd finiši poole. Ei ole jäänud enam väga palju meetreid tulla. Oma 30 meetrid ja olümpiamängude pronksmedaliste. Natalia Koresteljeva on võitnud esimese veerandfinaali, teisena tuleb Julia Tikhonova ja kolmandana Evgenia Šapovalova. Ja tuleb finišisse. Suurepärane Võrumaa rahvas armastab sporti ja sportlasi. Nii et taas 3 venelannat ja 1 eestlanna. Ja olgu öeldud, et need venelannad kuuluvad siis Venemaa juunioride koondisse. No nii, start on antud. Spordiinimesed, spordilahvas, Võrumaa seda jonn. Elame kaasa, teine veerandfinaal on meie eest kohe läbi minemas. Ja juhtimas Jelena Soobeleva Venemaalt numbri all 4, aga see 4 on küll vapralt nüüd koos sõitmas, nii et ka Heidi Raju
suudab hetkel venelannade tempos püsida. Ja järgmine sõit, next race, Triin Ojaste, Anastasia Totšenko, Piret Pormeister, Piret Pärnik. Aga parimatel kaotajatel 2-4 on võimalus siis viiendatena poolfinaali ka koht välja heedelda. No nii, lõpusirge ja tundub, et siin on üsna selgelt kohad välja mängitud. Ja teeme aplausi igal juhul numbri all 5. Polina Medvedjeva võidab winner this race, Polina Medvedjeva ja teisena tuleb Elena Sobeleva ja tema järel kohe Alisa Sambalova. Ja nüüd Heidi Raju numbri all 13. No nii, pöidlad pihku, Triin Ojaste teise kvalifikatsioon ajaga, siit peab edasi saama. No nii, ja naised on tulemas. Esimene osa rajast on läbitud ja Triin Ojaste on liider hetkel seda nelikut juhtimas. Triin Ojaste numbri all 2. No nii, kas siit on eestlannas edasi minemas, peab olema igal juhul. Triin Ojaste on hetkel kolmandaks jäetud seal sirgel ja juhtimas hoopiski Piret Pormeister numbri all 10, nii et Piret tuleb esimesena ja venelanna teisena, Anastasia Totšenko on teine ja Triin Ojaste peab lootma nüüd heale ajale, et siit edasi minna poolfinaali. Läheb Piret, tubli. No nii, Piret on finišis ja starterid saavad nüüd valmis panna ka viimase veerandfinaali. Irina Haasova numbri all 3, tema võib ka öelda seda, et on maailmakarika ühe etapi vähemalt võitnud seda eelmisel hooajal Davosis. No nii, start on antud ja loodame, et Kati Tammjärv suudab siin venelannade vastu saada ja ennast poolfinaali sõita. Aga Irina Haasova, olümpiamängude Vancouveri sprinditeate pronksmedalist numbri all 3 ja siin on päris kõva andmine kahe naise vahel ja kolmas tuleb, nii et Oksana Usatova numbri all 6 ja tuleb hästi, aga Irina Haasova läheb edasi ja võitjana Oksana Usatova poolfinaali ja peab ootama parimat aega Jevgenia Ossepkova ja nüüd ka Kati Tammjärv. No nii. No nii. Mehed tagasi stardijoone taha.
No nii, lõpuks on start antud ja Kein Einaste numbral 11, kahekordne Võru rolleri võitja, aga seal hoopis tundus number 10 all, jah. Marko Kilp võttis selle esimese positsiooni kõigepealt sisse. Nii, teeme aplausi Valio tantsugrupile, tantsutõrukutele. Aga meeste esimene veerandfinaal läks vahepealt siit meie eest läbi ja ma vaatasin kõrvalt, et olümpiapronks, MM-i hõbe, Jaak Maja oli väga vihane Aivar Rehemaa peale. Ütles, et mis sa passid, see on sinu sõit, siin tuleb minna, siin tuleb kohe panna. Ja tundus küll, et see passimise sõit oli nii, et sprindimehed loodavad, ütleme nii, et jõuarusi hoida ja lihtsalt siit veerandfinaalist edasi minna, et Simen Lanes ja Kein Einaste, neil kindlasti kiire ei ole ja neile just selline rahulik aeglane sõit sobib, sest poolfinaaliks tahetakse ennast hoida, aga siit on vaja edasi minna, igal juhul see tempo oli küll väga madal ja need ära rebinud. Ja tundub, et see kiire norralane Simen Lanes näitab, kui palju on selles mehes veel sees. Kvalifikatsioonisõit ei tulnud niisama, aga Kein Einaste, mis tähtis, läheb ka siit otse edasi. Aga ei, Kilp tuleb kõrvalt, aga ei, Kilp kadus siia rahva sisse ära, igal juhul Kein Einaste läheb ka edasi ja Simen Lanes. Ja siit nüüd Aivar Rehemaa jääb selles sõidus 5. Ants Teearu ja Aavo Sambla samuti ei saa siit edasi mindud. Huvitav sõit meie ees. Kümmel, Usatsev, Vahtra, Sellis, Paipals, Muismnieks. No nii, start on antud. Kümmel, Sellis, kindlasti peavad Eesti lippu siin kõrgel hoidma, aga kuidas saada vastu siis Venemaa sprindimeistrile Igor Usatsevile numbri all 7. Ja tullakse, kas number 17? Ei ole seal number 17, seda juhtimas igal juhul number 14. Eeri Vahtra on siis sellise alguse teinud ja tema kõrval kohe Igor Usatsov. Ja ütleme nii, ega siin ka kellegil väga kiiret ei ole. Siim Sellis, eelmise hooaja parim suusataja. Niimoodi tõesti Eesti Suusaliit selle mehe sellise tiitliga pärjas, nii et Siim Sellis number 17 hoiab sinna päris lõppu. Lahti maailmakarikas, tõepoolest. Eestlaste parim sprindikoht sõideti välja siis päris hooaja lõpus, märtsikuus. Ja selles hoolistes see sama mees, Siim Sellis. No nii, head pealtvaatajad, paneme pöidlad pihku, hoiame pöidlalt, et ei hakkaks vihma veel sadama. Meil on veel siin mõned sõidud vaja pidada ja koos kaasa elada suusatajatele, kes siis läbi teleka talvel hakkavad meile, ütleme nii, et oodatud vaatemängu pakkuma ja sel aastal ju suusatamise maailmameistrivõistlus peetakse Val di Femmes. Aga nii nagu Raul Olle teab, ei vihmasadu sega heinategu ammugi treenimist. Tõepoolest nii on, haanjamehed seda ütelust teavad. Ja sealt tullakse koos, nii et suur grupp on koos ja loodame, et siis Eesti mehed siit edasi poolfinaali otse saavad. Peeter Kümmel, Siim Sellis, Eeri Vahtra, aga Igor Usatsov, Venemaa sprindimeister on ka seal, aga tema on nüüd mängust välja läinud ja tuleb, ei ole, tema just ongi seda sõitu võitmas numbri all 7, Kümmel hüppab kõrvale, Kümmel on teine, läheb ka otse edasi ja Siim Sellis jääb 3. Nii et Siim Sellis peab lootma nüüd ajale. Aga nüüd järgmine sõit. Ja start on antud ja Anti alustab kõige teravamalt. Ei jäta midagi juhushooleks ja Timo Simonlatser läheb kohe Anti selja taha.
ja järgmine sõit, next race, olümpiavõitja tuleb seal meie ette, Nikita Kryukov. Elame Antile kaasa, hoiame pöialt. Eesti mehed on juhtimas ja nüüd Anti annab rada, kas laseb sealt nüüd Timol natuke tööd teha, aga sealt selja taga on kohe järgmised mehed ka, nii et väga palju Anti seda teed anda ei saa, sest sealt tuleb ka nüüd, tema jääb väliskurbisse, kui keeratakse Räpina maanteele. No nii, Anti tuleb ja Anti kiirendab seal ja tundub, et number 5 Kaufarov on ka seal ja Kaufarov on ees, Saarepuu on teisena. Ei, Anti ja Kaufarov, Anti läheb esimesena, Kaufarov teisena edasi. Ja nüüd ei näinud igal juhul Simon Latser ja Westgaard olid 3.-4. Tundus, et norralasel on võimalus veel loota ajale. Ja nüüd tuleb Mattis Jaama ja Andre Mets ka üle. No nii, start on antud ja olümpiavõitja siis täna Võrumaal. Oslos tuli veel teate sprindis ka pronksmedal. Kanadalaste ja norralaste järel siis venelased võtsid pronksi, aga tõepoolest Vancouveri taliolümpiamängud, kui Venemaal võib öelda küll, et need mängud ebaõnnestusid, tuli vaid 2 kulda ja üks oli just seesama Nikolai Kryukov, kes oli sprindi hõbemedalist. Ja Oslos siis mehed koos võitsid ka MM-ilt sprindi teates pronksmedalid. Ja siit nad tulevad. Numbri all 2 Kryukov, aga number 9 teeb tempot. Raido Ränkel, võrulane, midagi siin sprindimeestele lõpuks ei jäta, üritab selle tempo nii kiireks, nii tugevaks ajada, kui ta vähegi täna suudab. Ja olgu öeldud, et eile siis väga paljud Eesti koondislased tulid tagasi Ramsool mäestikulaagrist ja ütleme nii, et alles eile siis jõuti, et võib-olla veel midagi on sellest sõidust jalga jäänud ja rääkimata siis treeningkoormusest, aga ega tänaseks võistluseks kindlasti ei ole ka Venemaa koondist puhanud, vaid tehakse kõvad ettevalmistust, tugevaid treeninguid, et tõepoolest talvel, kui maailmakarikas novembri lõpus lahti läheb ja maailmameistrivõistlused alles hooaja keskel toimumas Itaalias Val di Femmes, seal peab kõva olema. No nii, Haarov, lõpplahendus. Ja olümpiavõitja Nikita Kryukov võtab võidu, Nikolai Morilov teine. No nii, numbri all 3, olümpia hõbemedalist Pansinski on minemas kõige kiiremaid 20 meetrit siit. No nii, ja mehed on rajalt tulemas ja tundub, et vahed on sisse sõidetud ja 2 meest on eest ära ja arvata võib, et nemad võivad siit ka rahuliku südamega poolfinaali minna. Ja nüüd küll kiirendatakse sealt tagant poolt ja tuleb numbri all 3. Ja Aleksander Pansinski võidab selle viimase veerandfinaali.
ja stardipauk kõlab. Ja esimene poolfinaal on rajal. Ja on nüüd esimene poolfinaal tulemas taas meie ette. Tullakse siit finišikaare alt läbi. Ja on juhtimas Natalja Koresteljova numbri all 1. Ja teised kohe temaga annul ja heal positsioonil on ka Triin Ojaste, hoiab kohe liidri selja taha, nii et numbri all 2 Triin Ojaste. Ja see lõpplahendus on peagi saabumas. Ja tundub, et üsna koos tullakse. 4 esimest on koos ja kas tõesti Triin Ojaste on seal ainsana nüüd maha jäänud, kui nüüd silm ei peta. Igal juhul 4 naist on üsna koos tulemas lõpusirge finišijoone suunas. Ja tundub, et esimesena tuleb Koresteljova numbri all 1. Ja tema kvalifikatsiooni sõitis hästi, on sõitnud veerandfinaali edasi, nüüd võtab ka kindla poolfinaali võidu, nii et Natalja Koresteljova ja teisena numbri all 9 Julia Tikhonova ja numbri all 4 Elena Sobeleva on esikolmik. Triin Ojaste tuleb 5. finišisse. Nii et üks on kindel, Triin Ojaste on võistlemas täna veel, on nii-öelda väikses finaalis. Ja start on antud, teine naiste poolfinaal. Piret Pormeister number 10, hoiame Piretile pöialt. Kas suudab Eesti naissprinter ennast täna Võru rolleril finaali sõita? And next, first men's semifinals. No nii, naiste teine poolfinaal on tulemas ja Piret Pormeister on seda juhtimas. Piret Pormeister on juhtimas seda poolfinaali, kui seda jõudu ainult jätkuks nüüd lõpuni, sest veel pikk distantsid minna, rohkem on sõita kui sõidetud. No nii, head spordisõbrad. Naiste teine poolfinaal ja see lõpplahendus on kohe-kohe sündimas. Piret Pormeister numbri all 10, kas Piret suudab seal midagi teha? Ja ei, Piret on jäänud juba maha ja tuleb venelased esikolmikus hetkel selles veerandfinaalis esinelikisel isegi numbri all 3, numbri all 6 Oksana Usatova võidab ja Piret Pormeister tuleb 5. Ja kas seal oli Irina Haasova oli teine, 3. No nii, kaua ootasime selle poolfinaali algus, aga siin on võimas sõit meie ees ja norralane Simen Lanes läheb kohe seda sõitu juhtima. Ja Kein Einaste, Peeter Kümmel, Timo Simonlatser Eesti poolt selles sõidus väljas. Ja 2 venelast Anton Kafarov numbri all 5 ja Igor Usatšov numbri all 7. Nii et on kõva sõit, see sõit, mida nüüd mehed seal sõidavad. And next semifinal Nikita Kryukov, Aleksandr Pansinski, Anti Saarepuu, Nikolai Morilov, Gleb Retivõh, Markus Veskard. Ja nüüd tullakse ja sealt ei ole enam palju tulla, oma 300 meetrit tulla ja nüüd on juba nii-öelda meestel hoog sees ja tundub, et
esimene mees on napilt seal eest ära saanud teistel. Nii et hea rahvas, teeme aplausi, ergutame neid nüüd finiši sirgel, see on juba kõva sõit, ei ole midagi öelda. Kõvad mehed tegemas kõvad poolfinaali ja kindlalt tuleb numbri all 1 ja see ei ole keegi muu kui Simen Lanes, norralane ja ootab kõrvale ka Igor Usatšovi ja nii ongi Lanes, Usatšov ja Peeter Kümmel 3. ja Kein Einaste ja Timo Simon-Latser siin, nii et kahjuks Kein Einaste oma 2 võidule täna lisa siit Võru rollerilt teenida ei saa. Krjukov, Pansinski selles sõidus koos. Ja start on antud ja Anti teeb hea stardi, aga Pansinski vastab ka siit kõva stardiga, nii et Pansinski ja Saarepuu, ütleme nii, kui siit 30 meetrit mindud, asusid seda veerand poolfinaali juhtima. Võistlejad on spordikeskuse parklas ringi ära teinud ja tullakse ja Anti Saarepuu on juhtimas seda võistlust. Anti Saarepuu on seda poolfinaali juhtimas ja selja taha kohe Aleksander Pansinski ja Nikita Krjukov. Nii et nii oleks võinud Vancouverisse sprindisõit ka jääda, aga tõepoolest see on kõik algus, siit on veel pikk tee minna ja tugevad venelased kohe Anti Saarepuu selja taga ja võib öelda, et ehk venelased teavad, mida nad teevad ja Anti ka teab, mida ta teeb. Igal juhul Anti Saarepuu selle rivi ees otsas. Ja lõpplahendus ei ole kaugel. Ja tahaks näha Antit küll seal ees, aga Anti tuleb praegu, on vist 4. kui eksi. Ja tuleb Aleksander Pansinski, olümpiamängude hõbemedalist, võtab selle poolfinaali võidu. Nikita Krjukov on teine ja Anti Saarepuu on 4. ja oli vist seal venelane Gleb Retiv. Nii et venelaste kolmikvõit ja siis Anti Saarepuu. Start antud ja 3 naist on läinud siis seda B-finaali sõitma. Ja nende hulgas ka Triin Ojaste numbri all 2. Eelmise rolleri võitja Natalia Koresteljova, olümpiamängude pronksmedalist samuti. Ja naiste B-finaal, meie eest läbi 3 võistlejat, Triin Ojaste seda juhtimas, lisaks temale teisena numbri all 5 Polina Medvedeva. Triin Ojaste nende seas numbri all 2, Triin on sõitmas, nii et kvalifikatsioon tuli tal hästi välja, aga jah, finaali ta kahjuks ei jõudnud, võistlemas siis hetkel B-finaalis. Ja kes tuleb siit esimesena? Koos tullakse, Triin Ojaste on heal löögipositsioonil ja on natuke eest ära saanud, nii et tundub, et Triin Ojaste on tulemast praegu küll siia finiši joone poole esimesena, aga sealt kõrvalt tuleb tema kõrvale venelanna numbri alt 3 Irina Haasova ja mulle tundus küll, et napilt, väga napilt Irina Haasova tõukas selle rulli ettepoole, aga kohtunikud teevad oma otsuse igal juhul. No nii, hea publikum, oleme valmis siis tunnistama naiste finaali. Ja start on antud, elame naiste finaalile kaasa.
No nii, aga naiste A-finaal meie ees ja elame kaasa ja seda on juhtimas venelanna Natalja Koresteljova numbri all 1. Ja Koresteljova 2010. aasta Võru rolleri võitja, 2010 Vancouveri taliolümpiamängudel sprinditeate pronks. Järgmine sõit, next race, Morilov, Simon Latsar, Westgaard, Einaste, Kümmel, Kafarov. Ja A-finaal pöörab nüüd siia meie suunas. Lõpuootuses oleme, et elada kaasa siis Võru rolleri parimatele naistele täna sprindis. Ja tundub, et 2 võistlejat on natuke eest ära saanud, aga ei ole ka järgmised kaugel. Kas tuleb esimesena Võru rolleri 2010. aasta võitja Natalja Koresteljova või keegi teine? Number 1 on Koresteljova number 6 Usatova, number 9 Tihonova. Ja tuleb Koresteljova ja võtab siit järjekordse Võru rolleri võidu. Ja tuleb teisena numbri all 6 Usatova ja oli see nüüd number 8. Ja veel number 16 Markus Westgaard. No nii, mida Eesti mehed suudavad selles väikeses finaalis, B-finaalis? Ja Kümmel ja Einaste lähevad seda sõitu, seda kuuikut siin juhtima. Ja meeste poolfinaal oli siis selline, et väikesse finaali jõudsid just need mehed, kes rajal no nii, ja tulevad sealt mehed ja kes on seda sõitu juhtimas? Simon Latser on teinud head tööd parklas ja on läinud juhtima Simon Latser ja teisena Peeter Kümmel ja Kein Einaste on hetkel 4. positsioonil. Ja ka Vikerkaar on välja tulnud meeste finaalideks. Nii et ilus finišikaar siia Võrumaa kohale, Võru linna taevasse on tekkinud, kui sõidetakse 11. korda Võru rollerit. Jah, tõepoolest, viimased aastad enam suverulli Otepääl peetud ei ole ja Võru rolleril on nüüd au olla suurim ja tähtsaim Eestimaa suusatajate suvine võistlus ja nime kandmas Võru roller. No nii, head suusasõbrad, head võrumaalased, võrulased. B-finaali lõppvaatus on peagi meie ette jõudmas. Loodame, et Eesti mehed suudavad siin end maksma panna. 3 neist on selle stardis Simon Latser, Einaste, Kümmel. Aga mis on lõpplahendus, kui jääb veel oma 200 meetrit tulla siia finišikanga alla? Vikerkaar see kangas küll ei ole, aga siin on finišikaar olemas. Ja tullakse ja Kümmel on ees, Peeter Kümmel tuleb esimesena ja teisena tuleb Anton Kafarov ja siis Kein Einaste, siis Simon Latser. Ja tundus, et 5. Markus Westgaard ja kas tõepoolest jäeti siin 6. Nikolai Morilov. Juunioride maailmameister, U23 maailmameister ja siis võrulane numbri all 6 Anti Saarepuu. Teeme aplausi Antile, elame kaasa Anti Saarepuu. Staadioni poolsel rajal nüüd ainus eestlane A-finaalis. Anti Saarepuu numbri all 6. Ja stardipauk on antud ja Anti Saarepuu numbri all 6, aga kiirema stardi teeb taas Aleksander Bansinski numbri all 3. Ja loodame, et nende seas on ka Anti Saarepuu. Ja sealt tullakse ja tempo on maha võetud, nii et need mehed, kes on lõpus kiired, loodavad just sellele. Ja Krjukov ja Bansinski on haaranud juhtohjad enda kätte. Ja Simon Lanes on kohe ka seal selja taga ja seal oli ka Anti Saarepuu. Anti hoiab siis siia vasakule
sellesse kolmikusse on kõige lõpus seal ja oli ka number 7 Igor Usatšov. Nii et Banzinski Krjukov juhtimas seda 2 kolmikut, kui sõidetakse Võru rolleri meeste A-finaali. Ja see kuuik on kenasti koos ja nüüd keegi sealt tagant üritab minna ja natukenegi tempot tõsta ja nüüd tehakse parem pööre Räpina maanteele ja kuuik loomulikult püsib koos. Kas läheb seal kellelgi kiiremaks? Tundus küll, et nüüd läksid need kepilöögid vähe tihedamaks, vähe võimsamaks. Võrulane Anti Saarepuu on selles A-finaalis Võru rolleril 2012. aastal, kui sõidetakse siis 11. korda Võru rollerit. Ja tullakse sealt nüüd ja sealt ei ole enam lõpuni jäänud palju, üks 400 meetrit tulla. Kes võidab Võru rolleri? On see Banzinski, on see Usatšov, on see Krjukov, on Lanes, on see Saarepuu. No nii. Ja kohe on jäänud veel 150 meetrit tulla ja nüüd juba natuke vähem, kes tuleb ees, on see Banzinski, on see Krjukov ja kui võimsalt tuleb Krjukov ja tuleb ka norralane Lanes. No ei, mis finiš oli siin. Ütleme niimoodi, et siin on küll nüüd vaja, Anti Saarepuu tuleb finišisse, teeme Antile aplausi. Igal juhul, kas võit läheb Norrasse või võit läheb Venemaale? Oli see Simen Lanes või oli see Aleksander Banzinski? Ja esimene mees poodiumil. 3. koht, third place, Aleksander Banzinski. Vancouveri taliolümpiamängude hõbemedalist. Kallistus Võrumaa spordiliidu tegevjuhilt Merike Õunalt, linnavolikogu esimees Erki Saarmanilt, Hillar Irves Eesti Pagari poolt ja Suusaliidu spordidirektor Raul Olle. Teine koht, second place, Nikita Krjukov. And the winner, first place, Simen Lanes. Meie ees esimesed 7 meestena Lanes, Krjukov, Banzinski, Usatšov, Retivõh, Saarepuu, Kümmel. Head inimesed, spordisõbrad, teeme neile suure aplausi.